Tervist, mina Illar Kohviinavalt ja täna on reede, 14. veebruar, aasta on 2020 ja on sõbrapäev, aga see teema, millest ma tahan praegu rääkida, eriti sõbralik ei ole. Nimelt, alustan sellest, et siin sükene leht nagu Tori valla teataja, siin on, ütleme, kass on käpaga üle käinud juba, ja ta tahtis nagu siin kratsida midagi. Et Enn Kuhlap pälvis maakonna kõrgema tunnustuse, et Pärnumaa Omavalitsuste Liit omistas 2020. aastal Pärnumaa vapimärgi kohalikule ettevõtjale ja Tori vallavolikogu esimehele Enn Kuhlapile, kes on oma silmapaistva töö ja tegevusega oluliselt kaasa aidanud Pärnumaa arengule. Mina isiklikult seda Enn Kuhlapit ei tunne, aga kuna ta on siis ka selle Karjamõisa tapamaja, ma ei tea, juhataja või, aga meedias oli tast küll kenasti nagu juttu ja ma natuke tutvustaksingi selle poole pealt. Niisiis, lähme praegu siin Illar Kohvi meediasse üle ja siis avame siit sihukese vastava loo. Et Enn Kuhlap pälvis Pärnumaa kõrgema tunnustuse. Ja siin, ma ei tea, nüüd paar aastat tagasi, millal see oli, kui Taavi Talu, kes oli kunagine see Karjamõisa tapamaja töötaja, siis saatis meediale sellised pildid sõnaga, kus on siin lehmad või loomad, mis nad, lehmad on tapamajas üksteise hulgas, vaadake, kuidas nad siin kõik on, eks ole. Nii, see on üks pilt selline. Nii, siis on teine pilt on ikka suisa nii, et sükene verine puha ja siin rõve sõnaga. Nii. Ja siis, ütleme, siin on meil selline pilt, kus on nad suisa niimoodi. Nii et tegelikult need pildid algselt saadeti Eiki Valneri blogile sõnaga, kus oli lugu ja selle meedias sellest ka kajastus sõnaga. Nii et kui neid pilte vaadates ausalt öeldes mina seda Karjamõisa tapamaja toodangut absoluutselt ei vaatakski sinna poole üldse, et kui ka selliselt, ma saan aru, et tapamaa ei ole mingisugune, ma ei tea, sanatoorium või puhkekodu loomadele, et see on tõesti, et kus loomi tapetakse, aga loomadel peaks ka olema mingisugune õigus või ma ei tea, kuidas öelda, et enne surma või enne tapmist ikka mõistlikult ja korralikult ollakse, et mitte niimoodi, et nad ei pea rabelema üksteise otsas, ega nii nagu piltide näha on, et see on ikka jube ju, eks ole, kuidas loomad üksteise otsas tallavad ja kuidas nad valu tunnevad, sõnaga, et ma ei kujuta lihtsalt ette, et sellisele tapamaja juhatajale nagu Enn Kuhlap, kes on Tori vallavolikogu esimees, ja antakse siis mingisugune vapimärk sõnaga. Ja siin ma tegin ka sellise loo Illar Kohvi meedias, et millal antakse Kalev Vilgatsile naiskolleegi peksmise õllekuusete ühendamist eest teenetemärk, sellepärast et on ju teada, et juba kuskil, ma ei tea, on tas üle 25 aastat või palju see tagasi oli, et siis kui Pärnu Postimehe toimetus asus Rinki tänav 1 ja siis oli tõepoolest selline asi juhtunud, et Kalev Vilgats oli tulnud järjekordselt jälle õllekaste sõnaga täis kui tinavile ja siis oli tol korral selline naiskolleeg nagu Riina Kuru, Riina Martinson sõnaga, ja kellel ta oli siis äiganud vastu silmi või kuidas see asi täpselt oli. Aga nii, et kummaline on see, et sellist jätist ei ole lastud siiamaani Pärnu Postimehe toimetust lahti, et augub nii kui marutõbine koer sõnaga, ja siis nii, et täpselt sellise sisuga on Pärnu Postimees, nagu Kalev Vilgats seda tahab näha sõnaga, et ainult need lood, mis Kalev Vilgatsile meeldivad, need lähevad lehti ja teised ei lähe. Et selline, Moskva Führer või fašist või ma ei tea veel, kuidas sellist ajakirjanikku nimetada, kes on ikka, et tal ei ole seda mõtlemist sõnaga, et ta ei tee mitte lehte iseendale, vaid ta peaks ikka laiale lugejaskonnale tegema, aga selge see, et see lehe tellimised ja maal ei tellita teda üldse, nagu ma tean, et minu külas siin kellelgi ei ole seda tellitud ega midagi, nii et kui ikka leht on ikka ühekülgne ja nii nagu sellised teda teevad, aga siis sõnaga, et siis Pärnu Postimees oli saanud mingisuguse kujundusauhinna, et mida mõttetum ja
mis see asi on, et seda hinnatum nagu on, et ütleme nii, et see Kalev Ilgats ja siis ütleme see Enn Kuslap ja need on kõik nagu ühe pundi tegelased, igaüks nagu omas mahlas sõnaga, et ühel toimub sealt korjamas ja tapamas, ei tea mis, et no ja siis sõnaga, et kindlasti siis käidi siis peale nende piltide ilmumist veedes aasta-paar tagasi, käidi kindlasti ka üle kontrollimas olukord, aga noh loomulikult, et nii kui see olukord nagu avalikult välja tuli, et see asi tehti siis kõik korda sõnaga ja kui mindi kontrollima, et siis leitudki seal mitte midagi, et midagi neil valesti on. Aga noh, siis peaks olema juba inimlik see asi sõnaga, et kui on juba teada, et meedias selline noot oli, et selliste piltidega, et siis sellise inimesele ei oleks ju tulnud üldse mingisugust aumärki anda, et see on nagu rahvale näkku sülitamine või et jah. Nii et selline lugu siis tänase sõbrapäeval sõnaga, mis küll sõbralik ei olnud, aga noh, et on ikka palju mõtlemisainet küll, kui nii võtta. Et nii ütlen mina, Illar Kohv Piinavalt.